Näosaate juubelihooaeg ongi alanud ja mina olen jõudnud täpselt sellesse kohta, kus tegelikult kogu see maagia sünnib, või ütleme selle maagia süda ja selleks on loomulikult Krimmi ruum. Nii et vaatame, kuidas Näosaatele hoog sisse tõmmati. Näosaate juubelihooaja avas võimekas artist Alika, kes kehastus esimeses saates Lady Gagaks. Kui kaua sa üldse proovi tegid, kuna see on ikka korralik purakas, ma ütlen ausalt siia algusesse, et esiteks Lady Gaga juba vokaalselt on ju selline väga võimekas artist, lisaks kogu see tantsukoreograafia sinna juurde. Mismoodi sa üldse lähenesid sellele kõigele? Lähenesin hästi tõsiselt. Tegime proove Villikuga ja tantsijatega ja kodus harjutasin kogu aeg, isegi ostsin endale põlvekaitsmeid, et selles suhtes kõik on nagu professionaaliline. Kas sa oskad meile ette näidata ka kohe oma mingi lemmikliigutuse? Selline props ka vähemalt, mulle meeldib seda teha. Selline nagu veits nagu omapärane. Korraliku rockiässa lasi endast välja aga Silver Laas, kellest sai Axl Rose. Kui kiiresti sina selle saate pakkumise üldse vastu võtsid? Kas oli pikalt vaja mõelda või siis oli kohe jah? Pigem mitte väga pikalt. Tagantjärgi nüüd olla siin oleks võin pikalt mõelda. Aga siin ma olen. Pigem ei olnud pikalt, ma olen paar päeva. No aga kui sa praegu nüüd vaatad ennast juba, et no näed, habe on ühte värvi, juuksed on teist värvi, vaikselt hakkab see Krimm juba tekkima, kas läheb see meeleolu ka selle võrra lõbusamaks ja kuidagi närv natukene madalamaks? Meeleolu läheb lõbusamaks kindlasti, närv ma ei ole kindel. See on pigem veel hetkel veel tõusuteel ja stressitase on veel hetkel kõrge, aga ma arvan, et mõtleme üleskord. Mõtleme mitte ette nädalaid ega päev, mõtleme ette minuteid ja see on okei, see aitab mind. Saara Nüganen läks avasaatele vastu hoopistükkis rahulikematel nootidel ning Krimmi maagia abil sai temast Judi Dench. Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Mis on need põhiasjad, mida sa pead enda jaoks silmas pidama, kui sa nüüd lavale astud? Et unustada oma see nooruslikkus, kiiremad liigutused ja selline naksakas maneer võib-olla, mis mul muidu on, et pigem mitte proovida midagi tõestada, mis on mulle väga raske. Aga Judi Denchile on selles vanusesse juba täiesti omane. Ta ei pea kellelegi midagi tõestama, tema on täpselt nii, nagu ta on. Aga minul on kogu aeg siuke tunne, et ma pean nagu õudselt hästi tegema, et sellest pingest nagu lahti saada. Näosaate Lototron pani proovile ka järgmise osaleja, ooperilaulja Heldur Harri Põlda, kes pidi astuma Tommy Cashi kingadesse. Espresso macchiato. Mis tunne on üldse hüpata nüüd ooperimaailmast Tommy Cashi maailma? Ma just mõtlesin seda, et istun esimest korda Krimmi toolis niimoodi, et ma ei pea muretsema laulmise pärast. Tuleb, kuidas tuleb, jah? Jaa, selles mõttes on nagu väga chill olla. Vaat siin Krimmi toolis istudes ongi nüüd aeg see, kus oma kõik need siuksed väiksed näoilmed on ja läbi harjutada ja vaadata täpselt, kuidas siin on peegli peal ka need väiksed näidised, et vaatad, kuidas täpselt oled niimoodi ja tegeled detailidega nii-öelda juba. Aga kuidas koreograafiaga lugu on? Ma loodan, et tuleb praegu juba võiks ju. Et tuleb. Eks Tomil ju ometigi tantsimise taust ja kõik see, et ja minul ei ole. Et kõik, mis ma oskasin enne, oli valsi tantsimine ja võib-olla cha-cha-cha põhisamm. Aga nüüd ma usun, et ma saan piisavalt veenvalt hakkama. Aga kuidas tunneb end vahetult enne lavale minekut Kadri Voorand, kes peab enda seest üles leidma Georg Otsa tämbri? Seal, kus lõpeb, seal ka algate. Ilmselt nagu nädala ajaga ikkagi must otsa ei saa. Aga mingi protsent minust muutub Georg Otsaks, aga ilmselt kui ta sinna nagu nüüd seisaks kõrval, siis ta nagu korrigeeriks 1,2. Ma loodan, et kuidagi Ots tuleb mingitest taktidest päriselt külla, vaata see oleks hea. Sosi üle vaikse mere.
the bite of your bone in my body every time you are near. I will knock right you and take you away for how long. Esimeses saates oli ka näha, kuidas poplaulja Ann Marlen muutus justkui võluväel Noepiks. Kas sa oled nüüd uue ameti endale veel selgeks õppinud, ehk siis DJ ameti? Tead, see amet isegi ei ole mulle nii võõras amet, aga pigem mitut asja korraga teha oli selline suurem väljakutse, et ta mängib trummi ja klaverit ja laulab ja siis seda kõike teha niimoodi, et nööpi hääl ka välja tuleb, siis on olnud katsumus, aga ma usun, et me oleme täitsa lähedal seal. Kas vastab tõele, et sul on lava peal päris Noepi enda tehnika, päris tema enda DJ-pult? On tõesti, tegelikult mitte DJ-pult, aga tema enda klaver ja tema enda trummid. Nii et, või siis päädi trummid, mida ta mängib seal videos, nii et ma viisakalt küsisin ta käest, kas ta on nõus nüüd mulle laenama ja siis ta hea meelega saatis. Esimese saate võidumees oli seekord Mikk Saar, kelle esinemist nägi laivis pealt ka tema parodeeritav Tanja Mihhailova. Mille üle sa ise kõige uhkem oled? Et selle üle, et Kardo jäi ellu, et ma olen ikkagi poole raskem kui need naised, keda ta eluaeg on tõstnud ja ma olen uhke selle üle, et ma enam-vähem nagu ikkagi täitsa laulsin seda lugu selle liigutuste juures, et me ei olnud selles algus ikkagi nii vendunud, et ma üldse suudan laulda seda lugu samal ajal, kui ma pean tantsima seda asja. Üks ühele tantsusammud võtta naise numbri mehena seda esitada, see on niikuinii on suur väljakutse. Aga seal oli nii palju muid asju, plastilisus, väga selline naiselikud pilgud ja kõrged noodid ja tegelikult kohe oli näha, et nii suur töö on tehtud ja nagu loodetavasti meeldis ka. Mulle väga meeldis teha, muidugi, ja, see oli väga tore. Kahtlemata oli ühe humoorikaima etteaasta autoriks ka Kohver, kes parodeeris näosaate uut püsikohtunikku Liis Lemsalu. Hingata, saame sama nüüd viis tunneta, sinuga ma sütin hingata. Kuidas siis oli ise ennast vaadata? No veider, aga vaata, mitte lihtsalt ennast ei ole veider vaadata, vaid ma tean, kes siin all on, vaata. Ma tean, et mis siin all nagu toimub, vaata. Ja sellepärast oli veel ultra hüper veider. Mul oli kogu mure oli selles, et ma ei tahtnud nagu liiga teha sulle. Et kuna me ikkagi saame üsna normaalselt läbi, siis ma tahtsin nagu, et saaks uhke minu üle. Ma olin nagu ema, vaata, et uhke ema. Mida ta kõige paremini tabas? See silmadega, kõrgeid noote. Silmamäng oli täitsa niimoodi, mul vahepeal nagu tahtsin ära keerata, sest et ta läks nagu mul nii nagu hinge sisse. Nagu ühest momendist piisab, mis nagu kuidagi seob ära nagu selle kesta ja nagu päris parodeeritava, et kui sa leiad nagu selle mingi ühe nüansi, mida Liis teeb, mis teeb Liisist Liisi, siis on lebo. Sul oli puhtalt, see asi oli sinu, see oli kohe põmm, see ma ise ei teagi, ma nii teen, aga ju siis ma teen. Teed küll. Ja nii vist on. Ühesõnaga, ta sai ülihästi hakkama ja nagu meile meeldis. Hingata!